head televaatajad, mina olen Liisa Hindra ja käimas on taas Ela hästi saade. Tänases saates kokkuma Lauri Pedajaga, kes tuleb välja, et on vegan ja oskab teha imemaistvaid kotlette. Küll aga praegu lähen ma külla värvilisele perekonnale, Piltsbergi blogipidajale ja kõik issid tulge nüüd kohe teleka ette, sest järgnevad nipid on teile. Miks peaks üks mees lastega koju jääma ja kuidas seda teha niimoodi, et hoitud on nii mehe ja naise suhe kui ka lapsed? Ma olen külas Illimar Pildil, kes on blogija ja peab blogi nimega Piltsberg. Siin kodus on absoluutselt kõik vikerkaare värvid esindatud ja isegi lilled on vikerkaare värvi. Ja kui ma koju tulin siia sisse astusin, siis üks põnev tegelane on onu Karma. Et räägi, kuidas teil see koduelus siin siis nüüd käib? Kuidas meil koduelu käib? Just. Meil on kodus 4 põhibossi. Kõige bossim on siin. Tema järgi käib üsna palju elu. Ja siis on 2 väiksemat bossi. Ja siis on sina oled suurem boss ja siis on emme boss. Ja siis tulen mina ka. Aga kogu seda kampa niimoodi kontrollib, vaatab onu Karma. Tema on siis sükene tegelane, et kui sul juhtub midagi halvasti, siis järelikult oled sa juba ennem midagi halvasti teinud. Et kas oled kedagi kiusanud või oled mingid pahased mõtteid mõelnud midagi sihukest, siis tuleb onu Karma välja. Aga kui juhtub ka midagi hästi, ma ei tea, et näiteks lasteaias tuleb keegi teeb sulle kalli midagi sihukest, siis järelikult oled ka midagi hästi teinud. Illimar, lapsi on sul 3. Kaua sa oled jõudnud nendega siis kodus möllata ja mängida? Üks on 5-aastaseks järelikult 5 aastat. Aga tegelikult on niimoodi, et kodus puhtalt niimoodi laste pärast 1. jaanuar võtsin ennast töölt vabaks. Minul juhtus sihukene asi, et lapse põlves mul jäi sihukest kvaliteeti aega oma isaga ja väga väheseks. On üksikud momendid, mida ma hästi mäletan, üks üliteravalt on meeles, kui me esimest korda läksime kalale ja võib-olla kui esimest korda kutsuti garaaži mingit autojuppi seal näppima või siis sain saagi hoida ja niisugused ehedad momendid. Ja see ongi see väärtus, mida mina tahan luua, et olla võimalikult palju oma lastega. Sest kui ma ümberringi vaatan, et päris palju on seda asja, et ma ei tea, võtan selle nutitelefoni kätte ja laps tuleb, et kuule issi, lähme teeme või joonistame midagi, siis on pigem, oota pärast. Lõpuks on see pärast, ma su lapse 18. sünnipäeval või siis, kui ta lõpetab keskkooli ja siis teed selle pilti ja avastad, et oh my god, ma ei tunnegi oma last. Ma ütlen, et kui teised võib-olla pätakad võtsid seda eeskuju enda vanematelt, et okei, et kui nemad meiega saanud tegeleda, siis ärme meiega tegele. Aga kus meie vanemad seda eeskuju said enda vanemaltelt, et sihukene vana selline Vargamäe Andrase printsiip minu meelest on kaduma läinud, et seda pole pointi ja mõtet enam teha. Oh my god! Võtan ta ära siit. Tule merrum. Nendest on kõik joogad mul seljas. Ja mida varem sa selle lapsega tegelema hakkad, seda tugevam sul side on. Sul on väga äge naine. Et kuidas te olete oma sellist mehe-naise suhet suutnud hoida siin pereelu sees? Peab ausalt ütlema, et ega see asi on sihukene väljakutse, et see on keeruline. Üks võtmetegur, mis peaks kohe kindlasti olema, et kui sa näiteks planeerid 3 last järjest, siis ma ütlen ausalt, see on ekstreemsport. Aga üks kindel asi, mis sul võiks olla või sellel perel võiks olla, on tugiisikute et saad anda vanaema kätte lapsi ja sõprade kätte ja kahekesi aega veeta. Käia kinos, juua teed, jutustada ja jalutada. Just, et isegi sellest on palju abi, et meil Merimee oli siin paar päeva oli endale vanaema juures kurtnas, lihtsalt need suuremad tahavad vahepeal omaette olla, on niisugust aega. Teine asi on kindlasti see, et sa võtadki selle aja, et kus sa teadlikult, ma ei tea, paned kirja midagi sihukest endale või et kus sa räägid oma naisega vahepeal, et kuidas sul läheb, kuidas on, kus me oleme omadega, et sa lihtsalt sellises tempos unustad selle ära, sest kogu aeg sa oled rattas, kütad. Nagu ma siin ühes blogiski kirjutasin, et me võime võrrelda ennast lennuki tiimina, et mina Katuga oleme siis piloodid ja need 3 tüüpi on siin reisijad, väga nõudlikud reisijad, kes tahab, et sa talle kõrvale magama läheksid, kes tahab kohe juua, kes tahab pissile, mis iganes need nõudmised on lõputud. Ja need tugiisikud on siis meie stewardessid, kes vahepeal meid aitavad siis, eks ju. Aga meie peame seda lennukit üleval hoidma. Et kui mina lähen neid teenindama ja Katu tuleb ka neid teenindama ja kui me koos oleme seal taga, kes siis lennukit juhib, et siis see lennuk ehk siis perekond, see kukub lihtsalt kolinal alla. Et tegelikult kaptenid peavad hoolitsema selle eest, et nad oleksid kahekesi olemas, eks ju.
jaa, okei. Mis need tegevused on, mis sa lastega siin teed ja võib-olla annad ka ideid, et kui ka vanemad kodudes tunnevad, et oleks vaja inspiratsiooni ja ideid, siis Pilsbergi blogis küll sa ka kirjutad oma tegemistest, aga võib-olla sul on selliseid, ma ei tea, mänge või tegevusi või asju, mis annab pisikestega ette võtta? Tegelikult on niimoodi, et minu see eesmärk on ka just neid isasid käima tõmmata. Nii, tõmbame käima siis kõik isad. Tõmbame papsid käima. Mis papsid saavad teha? Papsid saavad teha sellist asja, et mul juhtus 3 aastat tagasi, juhtus niisugune olukord, kus sattusin ühe papsiga koos rääkima juttu, kes polnud pikalt oma pojaga koos olnud. Vaata mu issit. Vaata. Nii. Polnud pikalt pojaga koos olnud. Ja ikka vaata oli tekkinud niisugune väike võõrdumismoment või midagi sellist, ja ta küsis minu käest, et ma ütlesin, et kuule, me oleme kutiga, et küsis minu käest, aga mida ma temaga teen? Ja siis ma ütlesin, mis sulle meeldib teha? No, ma ei tea, et mulle meeldib laulda ja kidrat mängida näiteks, ja jalkat meeldib mängida, Ma ütlesin, et aga come on, need ongi need tegevused, et kõige lihtsam selles mõttes ongi hakata pihta nendest asjadest, mis mulle endale meeldivad, sest lastel tohutult meeldib sinuga koos mässata, möllata. Need on kõige lihtsamad asjad, seepärast, et ma ei tea, pole mõtet lapsega näiteks ujuma minna või kuskile jalkat mängima, kui sulle endale jalka ei meeldi. No sul meeldib näiteks, ma ei tea, kross või midagi sellist, võtate esimest korda kaasa, teist korda, sa näed, kas talle meeldib või mitte, näiteks meeldib kalal käia, minu näiteks meeldib tohutult kalal käia, lastele ka. Ma mõtlesin, et sa oled vegan. Mina? Oh my god, tšau. Oh my god, tšau. Ja kusjuures ongi, et mulle meeldib süüa kala, aga mulle meeldib kala süüa siis, kui ma selle ise olen ka kinni pidanud, ma näen vaeva. Appi. Samamoodi ma söön liha. Ja siis lähen metsa ja võtan oda kätte ja siis lähen killima. Wow. Ei, päris nii hull ei ole, rahu. Kas laseme pisikese roomama või? Jaa, laseme pisikese roomama. Laseme roomama pisikese. Just seepärast, et on siin, äkki tuli tissiisu peale. Opsti, ja vaata. Et üks asi, mis nüüd tuleb, on ekstaatiline tants lastele. Suurtele inimestele see juba toimub, me oleme sellest ka rääkinud, inimesed võivad kokku ja tantsivad ilma alkoholita normaalsel ajal, aga et mismoodi see lastele nagu teistmoodi on? Selles mõttes, et tulevad samamoodi lapsed kohale, päris toorkakaod meil pakkuda ei saa, et lähevad liiga hulluks kätte, aga päevasel ajal ja alustame kell 12, et varem seda pole minu teada Eestis pole tehtud, küll omal ajal olid kuulsad need ma ei tea, 15-20 aastat tagasi olid need Bonnie ja Clyde'is ja Decoltees või kus need olid, need laste diskod. Otto-Trinu diskod. See oli meie lapsepõlv. Just. Mina käisin, ja. Mis vanuses see on siis? Alates 3. siuksest eluaastast on ju päris okei. Kuni sinna 14-ni siis välja. Aga see ekstaatiline tegelikult on selles mõttes erinev, et muss algab niimoodi vaiksemalt ja siis põhimõtteliselt tõuseb üles kulminatsioonini ja siis on see alla, et sa teed seda sama asja. Mõte on küll siukene, just. Aga eks me vaatame laste käitumise pealt. Loosi läheb siis 2 perepiletit 19. mail laste ekstaatiline tants. Selleks minna Ela hästi Facebooki lehele ja vasta seal küsimusele. Ja siis võib-olla see pilet on ka sinu. Aga nüüd me teeme tantsumängu midagi. Me teeme lastega... Sa näitad ette? Praktilis-käelist tegevust. See on inspiratsioon siis issidele jällegi. Ma hakkan paberikaunistust tegema, et tüdrukutel tuleb sünnipäev, eks ju. Ja siis nii põnev. Nagu lastel endal on ju jube mõnus, et kui nad saavad enda sünnipäeva ise nagu kaunistusel osaleda. Me saime valmis nüüd ühe lastega koos meisterdatud kaunistuse, igale sünnipäevale sobib see absoluutselt hästi, on ju? Igasuguse pidul, kas või ekstaatilisele tantsule. Nii et mine Facebooki, vaata Ela hästi TTV ja sa võid minna oma lastega sinna tantsima. Aga praegu nüüd lähme kokkama. Täna saame näha, mis on näitleja ja produtsendi Hunt Kriimsilm, Lauri Pedaja, tõeliselt maitsev kotleti retsept, sest Lauri on minuga nüüd täna saates. Tuleb käsi pesemast. Jaa, sellepärast, et söögi tegemist tuleb alustada alati kätepesuga, sest et käte peal on väga palju bakterid, mida me ei taha, et need toidu sisse läheksid, eks ole. Räägi, mis me täna teeme?
me teeme siis tegelikult nii-öelda shortcut'i ühest minu pere põhiretseptist, mis on siis vegekotletid porgandi ja ubadega ja tavaliselt me teeme sinna juurde ka kartuli kaalikatampi, võib panna ka porgandit sisse, kui isu on, ja siis kõrvale lihtsalt kerge värske salat. Täna me jätame tambi ära, kuna me ei viitsi siin 2 tundi keeta ja tampida ja möllata. Siis me teeme lihtsalt püffid ja kerge salati kõrvale. Kuna see on sinu retsept, siis käime korraks üle, mis on meie koostisosad. Püffi jaoks, nagu ma siis ütlesin, meil on vaja porgandit ja ube. Igaks juhuks on ka jahu olemas siin. Tihtilugu juhtub nagu see, et enamasti ma ei poolda jahu panemist sinna kotlettidesse, aga kui porgand on hästi mahlakas, siis on vaja teda natuke jahuga kuivatada, muidu kotletid lihtsalt ei hakka kokku. Salatisse läheb paprika, tomat, kurk ja siin on igast seemneid ja mingid maitseaineid ja asju ka juures, mis me sinna paneme. Me ei kasuta oliiviõli, me kasutame kookosõli, sest et see lihtsalt on ju maitsev ja mulle meeldib nagu väga see. Ja siis meil on hunnik maitseained, loomulikult klassika soolpipar, sidrunipipar, karri, kajannipipar, jahvatatud paprika, kurkum, ürdiaiasegu ja siis chili mix. Ja sidrunit ja mingeid muid asju natukene ka. Minu toitumine on hästi lihtne, kuna mul pruutkettel on vegan, siis kodus ma olen vegan ja väljaspool kodu ma olen siis flexivoor, ehk siis väga peen uus sõna. Flexivoor tähendab siis seda, et sa sööd seda, mida sa tahad. Et sa sööd, võid olla väga vabalt taimne, võid süüa väga vabalt vegetoitu, aga samas võid ka süüa rahulikult purksi ja pitsat, ei ole mingit probleemi. Et ma söön tujude ja tunnete järgi hästi. Aga hakkame siis rooga tegema ja tegelikult ma tahaksin alustada üldsegi sellest, et me hakkime ära sibula ja küüslaugu. Mis asja? Täna ma lasen sinul kokata, see on nii kihvt. Nii, sina võtad asjad enda hoole alla ja ma räägin sulle siin kõrval. Laura, sa osalesid ühes kokaseriaalis. Mis olid need asjad, mis sa siis sealt nüüd õppisid? Ma õppisin seal choppima ehk siis hakkima. Tore lugu oli see, et meil oli seal Olümpia Senso peakokk Andres Rahula oli nii-öelda siis main kokk, kes meil need road päriselt nagu valmis tegi, mis nagu ekraanile jõudsid. Ja tema tegi ka nii-öelda nagu choppimise katteplaanid, aga kuna mul on käsi tatoveeritud, siis ta ei saanud neid teha minu ees, oleks aru saada, et see ei ole mina, siis ma pidin ise õppima suhteliselt lühikese ajaga, mingi nädalaga siis choppima nagu tõeline kokk. Ma ei tunne, et ma seda nagu suudaksin, aga telemaagia kerge kiirendusega tundus küll, et ma oskan nagu panna nii, okei, no pressure, ma teen nüüd pausi ja palun väga. Ei, ma ütlen nagu sellist nagu, see nüüd ei tähenda, et ma oleksin nagu mingi mega pro selles, et ma nüüd hullult oskaksin, aga... Aga väga hea, sa võid nüüd televaatajatele anda ka nippe. Kõige lihtsam on see, et lihtsalt nagu ongi vana hea hoiad ja näppe enda poole on ja siit sellega lihtsalt liigud ja liigutad nagu näppe ja hoiad seda otsa hoiad niimoodi maas. No üritad ikkagi maas hoida, ja ta võib natuke lendu tõusta, kui sa tahad, aga ega seal nagu midagi nagu hullu ei ole, kui ta natuke tõuseb. Päris osav, ma ütleks. Väga hea. Ise oli mingi, kurat, teeme uue tuubli, siin ei tulnud üldse nii kiiresti. Ütle, kaua sul see vegan teema on niimoodi elus olnud? Päris pikalt. Vegan ei ole nüüd nagu ulme pikalt olnud. Ma arvan, vegan on olnud nii-öelda pildis mingisugune äkki aastake, aga taimetoitlus peaks saama sügisel äkki nüüd 3 aastat juba. Nagu kõik noormehed tahavad saada põkiks ja olla heas vormis ja lihastes ja kõik jutud ja siis ma võtsin igasugustelt treeneritelt mingeid trennikavasid ja toitumiskavasid ja mingeid asju ja toitusin nende järgi ja sõin mingeid pulbreid ja mingeid mölle endale sisse. Aga kõik, mis muga nagu juhtus, oli see, et ma läksin järjest paksemaks ja siis ma hakkasin nii-öelda nagu otsima lahendusi ja ma rääkisin ühe sõbraga, et kuule ilgi jama, et kuradi lähen järjest paksemaks, nagu teen kõike nagu by the book, aga mitte miski ei toimi. Ja siis ütles, et äkki sul ei sobi nagu liha näiteks või mingid asjad ja tuli muidugi see klassikaline reaktsioon, mis asja ma olen liha peal üles kasvanud, kui ma liha ei saa, siis ma suren ära, kõik see loll jutt, mida nagu inimeste suust kuuleb, kes ei ole kunagi taimetoitlusega nii-öelda eksperimenteerinud. 4. nädala alguses ma olin niimoodi, et ma lõpetan ära selle pulli, et ma hakkan liha sööma uuesti, sest mul oli nii paha olla kuidagi. Uriin oli mingi täiesti nagu mingi reaktiivkollane ja mingid asjad, et nagu keha hakkas mingi väljutama. Ja ainult liha siis jäid seda ära või muna ja piimaga? Ei, need kõik jäid sisse, muna ja piim ja juust ja kõik need asjad jäid nagu ilusti sisse. Ja siis 4. nädala lõpuks toimus nii-öelda siis see valgustushetk, kus ma tundsin, et mul on jube hea olla ja siis ma olin nagu mingit, aga ma ei tahagi enam nagu tagasi minna.
et ma mäletan, ma vist hoidsin pool aastat ennast täiesti lihast kuival ja siis üks hetk ma nagu võtsin mingisuguse steigi endale. Ma keerasin endale selle sisse, see oli mingi 300 grammine ja siis ma olin lihtsalt 3 päeva pärast niimoodi, et mul oli nii paha olla, siis võttis mul nagu tükiks ajaks jälle lihaisuura, sest et ma olin harjunud ju sellega, et noh, kui sa sööd lõuna ära, siis sul on ikka raske olla mingisugune pool tundi. No tahaks nagu leiba luusse lasta natuke aega, et juba ebamugav on nagu olla. Ja siis nagu seda tunnet ei olnud ja peale sööki oli kogu aeg nagu siuke nagu kerge ja lihtne olla ja siis ma ei saanudki aru, et kas mul on kõht tühi või nagu, et noh, kui kõht on tühi, siis on nagu kerge olla, aga peale sööki nagu, et kas ma sain nagu piisavalt ja siis ma sain aru, et seda ei tulegi taimetoitlusega, et seda rasket tunnet, see vana hea kartul ja liha koos, et seda tunnet sa ei saagi nagu taimse toiduga ja siis ma harjusin ära sellega ja tänaseks päevaks mul on nagu väga mõnus niimoodi olla. No, mis on meie nagu rahvustoit ongi kartul, liha ja hapukapsas on ju 3 asja, mis nagu omavahel tegelikult absoluutselt kokku nagu ei timmi on. Aga ei, ma praegu nagu ütleme selle veganlusega ma olen ikkagi mingil määral skeptiline, et mulle... Aga räägi, mis sul need skeptilised kohad on? Sest mulle maitseb juust. See on nüüd üks nagu asi, mille pärast ma nagu veganlust nagu väga tõsiselt ei taha võtta, ongi see, et mul lihtsalt nii maitseb juust. Oled sa proovinud taimseid juuste? Ma olen proovinud erinevaid taimseid juuste, tõesti ma olen proovinud neid väga paljusid ja mitte ükski nendest ei ole olnud selline, ma ütleksin, et selle ma võin asendada, et kui nagu piima puhul sa leiad nagu selle nagu valiku, need on nii miljon erinevat taimset piima. Mis piima sa oled? Mis sulle meeldib? Mulle meeldib mandlipiim väga. Nukid, see on mul lemmik. Ja mulle meeldib kohvi peale, meeldib kaerapiima näiteks. Absoluutselt. Ja kohvi, kusjuures me joome suhteliselt harva kohvi, aga kui me joome, siis me ei kasuta ka suhkrut, vaid me kasutame kookose kondentspiima. Soovitan kõikidel vegerastidel uurida sellise asja kohta, kui pole kuulnud. Et see on nagu väga-väga hea toode, et see tõesti nagu asendab seda päris kondentspiima päris hästi, kui ta selle kaerapiimaga veel koos on, siis ta annab väga mõnusa sükse meki kohvili juurde, et ei ole küll see klassik Statoili masinakohvi maitsega, aga väga teistmoodi huvitava maitsega hea kohvi. Hakkame nüüd mõnusasti kõik pannile. Nii. Hopati. Hops. Porgandi võid ära koorida. Ja siis me riivime põhimõtteliselt porgandi ubadega sinna kaussi ja siis me saame selle läbi segada. Oi, see on vesine täna siin. See on väga palju vett. Lärtsaki. Aga hakkame jahu panema natukene. Paneme natuke jahu juurde. Ma näiteks saputan sulle see juurde. Nii, hakkame lisama maitseaineid. Me hakkame maitsestama. Lihtne. Alustame loomulikult soolaga. Panen korrat karrit natuke juurde, ega see rohkem karrit ei tee kunagi halba Biffile. Sa vaatad nii umbusklikult mind kogu aeg, kui ma siin nagu mingi toimetan. Et mida kuradit ta korraldab siin nagu... Viskame natuke siis ka enne pipert. Palun. Nii, aga hakkame praadima või? Hakkame praadima. Proovime, ma võtan selle kõige pisema siit praegu. Ega see nagu, nad ei püsi vaata koos nagu liha on ja. Pane seda hoopis siia, seda tammetalu segu ja. Ma räägin, mul pruut on ökosmöko supervegan maailmapääste, et see kaebab igasugused siuksed asjad välja, et ta on nagu väga kaar ja neid seemneid ka, et seemned on nagu üks asi, mida me sööme nagu väga palju. Aga vaadake siin nüüd ma näitan tehnikat, kuidas taimset Biffi, loodan mul tuntsu ei lähe, aga kuidas taimset Biffi niimoodi ümber pöörata, et seda ära ei lõhu. Mina teen seda niimoodi, et ma ajan ta siia panni ääre peale püsti, keeran labida peale ja siis tõmban labid alt ära. Ja siis ta jääb ilusti... Vaata, kui ilusalt nad on sul selliseks kuldpruuniks läinud. Ja. See keskkonnateema tundub, et on sul hästi südamelähedane. Mismoodi sa siis veel seda oma ellu oled rakendanud? No kogu see puutögla... Toitumine kindlasti ökomöko on ja antiplastik täiesti. Nagu sa nägid, sul on kõik asjad on purkide ja mingite lötsikute asjadega kaasas. Klaas. Ja klaas. Kas või nagu see, et kui ma lähen poodi ja mul on janu ja mul on vaja karastusjooki, siis ma ei võta plastikpudelis, ma võtan klaaspudelis. Ja, ma maksan sellest rohkem, aga ma tean seda, et see ei lagune 400 aastat või isegi rohkem kusagil. See on nii äge. Ja prügi sorteerimine loomulikult on ja üks asi, mis on meil tulnud nüüd Ketteliga viimasel ajal, aga ma ütlen, et see võtab väga palju aega enne, kui ühiskond sinna jõuab, sest et inimesed on väga ebakindlad, on riiete ületarbimine. Et me oleme teinud endale nagu diili, et me ostame poole aasta jooksul endale ainult elementaarsed basic riided, mida meil vaja on. Et ütleme, et see pusa on mul kõige uuem riidese, mis ma olen ostnud ja see oli 3 kuud tagasi. Ja üks asi, mida me plaanime ja hakkame kindlasti tegema, on see, et me hakkame koristamas käima.
looduses, et eelmine aasta me tegime esimese katsetuse, me koristasime ära Männiku discgolfi raja ja nüüd ma olen juba linnapildis märganud peale lume sulamist mingeid kohti, mis on minu arust nagu rõlgelt rõvedalt mustad ja räpased ja me läheme oma 400-500 pundiga kaasa peale sinna, võtame prügianumad kaasa, siin ongi dilemma, sest et ma ei taha panna ka seda prügi, mida ma kokku panen plastikprügikotti, vaid ma pean kusagilt saama siis pappkarpe, kui sul on kodus pappkasti, siis te võite mulle teada anda, et me saaksime sellega prügi transportida, aga kotletikesed on meil nüüd valmis. Ma olen toon meile kahvlit. Jah. Nii, meil on 2 kotletikest siin meil, kas me praeme need ka ära või? Muidugi praeme. Tee need ära, jah. Meil on ju operaatorid ka majas, kes tahavad ju kindlasti maitsta vege kotletikesi. Nüüd nad peavad maitsma. See on minu arust Koka saate tootmise juures üks paremaid asju on see, et võtte lõpuks on kõht täis ka. Alati. Ja nüüd võtame sidruni ja lõikame selle pooleks. Ja siis pigistame natuke siia. Hästi õnnelt. Jaa. Vähekene. Aitab, läheb hapuks. Ma tahaks juba maitsta. Aga palun, lase hea maitsta. Me teeme 2 kotletti veel. Me teeme 2 kotletti veel, aga nüüd võivad siin rahulikult podiseda, need on operaatori paistele need kotletid. Aga proovime. Natuke segan selle keeran kiiresti siin ringi. Tõesti, sa suutsid ära tappa selle kookose maitse. Absoluutselt väga meeldiv krümps on ja karrit ja tšillit tunnen mina. Oota nüüd natuke, hakkab siin. Väga hea on. Vaikselt liigutama su suus. Ja kujuta ette, kui sul siin kõrval on meil siis kartulitamp koos kaalika ja asjadega, siis Te ei kujuta isegi. Mulle väga meeldib, et praegu kevadel on selline ta on ikka siuke tugevam, siis ta on ikka siuke nagu täiskõhutoit, et see on nagu korralik proper õhtusöök, et kui tulevad sõbrad külla, kellel on kõhud tühjad. Käid mul üle täis kõhu ikka järgi. Ja lükkad ikka selle nagu laraka peale, siis on kõigil kõhud täis ja tuju tead pärast. Et võibolla natukene ta ikkagi nagu, ma ütlesin, vaata, ma kartsin kogu aeg, et ta jääb nagu natukene nagu vedel, et ta nõksa on, et ta võibolla võiks natuke kuljemel olla. Ühe tükki veel, sest et see on... Ja 100% vege. 100% vegan. Ja nüüd naljakas asi. Miks inimesed söövad liha? Ma tõesti ei tea. Sellepärast, et sealt saada proteiini. Valku, eks ole. Aga kust kohast loom saab selle proteiini? Sellest rohelisest. Miks sa sööd seda looma, kui sa võid süüa kohe rohelist ja saada sealt palju kiiremini, palju parema, palju tugevama valgu kätte, mida su organism omandab palju paremini? Mul on nii hea meel, et sa ütlesid seda praegu, on nii tore. Aga tõsi, see on tõsi, no. See on absoluutselt tõsi. Mida sööb siga, mida sööb lehm, on ju? 0 kolesterooli on siin täna. Ja täiesti tervislik, tugev, normaalne toit ja kõik ained on sees olemas. Operaatoripost ja kotletikud on ka valmis. Nii tore. Lauri, aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Kindlasti proovige järgi Lauri kevadist taimset kotletti. Ela hästi saade on taas eetris nädala pärast 20.45 esmaspäeval. Seniks ela hästi. Ole tervislik ja päästa maailma. Tšau!